see oli veel, jah, me olime juba pangaks saanud ja suvepäevadel ja Rain Lõhmus oli ka kuidagi sinna suvepäevadele tekkinud ja siis Madis kuskil õhtul hilja ütles Rain Lõhmusele, et aga maadleme sinuga. Ja siis nad maadlesidki. Ma nüüd ei mäleta enam, kes seal täpselt võitjaks jäi, aga ma mäletan, et selline hea, aga väga sportlik rüselus siis tal Rain Lõhmusega tekkis. Mõnikord on ka hea, kui saab nagu rahulikult õdvaks lasta ja miks mitte kõige suurema aktsionäriga maadelda. Et tuli siia majja ju praktikale ja siia ta on jäänud. Muideks Madisel saab jaanipäeva paiku 15 aastat staaži LHV-s, nii et see on päris pikk aeg. Aga LHV-s teeb tast parima juhi selgelt see, et ma arvan, et ta on päris hea strateeg. Kui ma mõtlen viimase aja sündmuste peale, mis LHV-s on olnud, siis näiteks Danske portfellide ostmine, hästi suur sündmus, mis Madise poolt oli algatatud. Võtame muud investeeringud, mis me oleme teinud lisaks LHV-le Bank Northi UK-s või nüüd ka investeering Tuuma. Et need on kõik Madise ideed ja vedamised olnud. Talle meeldib klientidega suhelda, reaalselt klientidega tegeleda, nende lahendusi välja mõelda. Ja kui on mõni uus investor, kes börsilt aktsiaid kokku ostab, siis Madis on just see, kes teeb investorile kõne ja kutsub ta LHV-sse ja räägib rohkem, mis LHV on. Ta hoiab väga tugevalt LHV väärtuseid. Ta on kindlasti tugev LHV kultuuri eestvedaja, et siuke organisatsiooni kultuur, et see on meil selline, nimetame seda siukseks LHV DNA-ks ja ma arvan, et see on üks olulisemaid asju, mis tegelikult seda organisatsiooni koos hoiab. LHV-s on see juhtimistasand on üsna selline, või organisatsioon ei ole väga mitmetasandiline, siis võimaldab ka väga kiiresti otsuseid langetada, kui on võimalik kohe õige inimeseni leida. Madis oma juhtimiskultuuriga annab inimestele just sellise vabaduse, nagu inimene ise soovib, et kui inimene tahab iseseisvalt asju teha ja võib-olla kuskilt kaugemalt, siis täpselt sellise vabaduse Madis ka annab. Oli vaja ühte kohtumist korraldada, kesklinnas, et aga kuhu sa siin lähed ümberringi kohvikutes, on ju kõik põhimõtteliselt kõikide teiste pankade inimesed istuvad koos, et aga oleks vaja nüüd kuskil kokku saada, et mis see võiks olla. Ja siis Madis teemat teadis ka ja ütles, et teada, et vaata, mõtle nüüd niimoodi, et kui me kunagi hakkaksime siis kirjutama seda Pangasaladus 2 raamatut, siis kõik olulised kohtumised tuleks nagu välja mõelda juba sellistes kohtades, mida saaks sinna raamatusse nagu mingi hea puendina kirjutada. Tema soovitas näiteks Viru McDonaldsit või midagi taolist, aga siis ma mõtlesin pärast, et tõepoolest, et meil on siin ümber nurga on UFO baar, et see koht on siis nüüd välja valitud, et kui nüüd edaspidi mingid olulised sündmused tulevad, et siis tuleb sinna UFO baari kohtuma minna, et siis saaks ikkagi raamatusse mingi väikse puendi. Et seda tüüpid ongi. Ja üldiselt mul tundub, et siuke nagu kriisiks, aga igapäeva juhtimissituatsioonides ka, et mis mulle hästi meeldib, et mis meil on siuke sarnane omadus, et ei ole probleeme või kriise, vaid on tegelikult lihtsalt mingid olukorrad, mis loovad uusi väljakutseid. Et mulle tundub, et ta seda tajub ka päris hästi, et näeb igas kriisis ikkagi võimalusi ja kui sa mõtled nendele võimalustele, siis on võimalik nendes kriisides palju edukamalt ka hakkama saada. Umbes aasta tagasi või 1,5 aastat tagasi nüüd, kui koroona algas ja tekkis selline suur seisaku hetk, kus kõik panid oma kontorid kinni, teised pangad saatsid inimesed koju, siis Madis oli just see, kes ütles, et ei, me hoiame lahti, me hoiame kliendi kontori lahti, klientide jaoks oleme alati olemas ja teine asi, et me hoiame kontori lahti ka oma inimeste jaoks. Et hästi oluline on Madise jaoks LHV kultuur ja selle hoidmine ja seda on võimalik hoida siis, kui inimesed tõesti käivad koos ja ühiselt asju teevad. Nii et Madisel on kindlasti tugev roll selles, et LHV on täna seda nägu, mida ta täna on.